tere tulemast kõikidele esinejatele ja võib-olla siis annaksingi siin, nagu siin slaidis on, et samas järjestuses teile sõna, et saate tutvustada ennast ning rääkida sellest, et mismoodi olete teie siis seotud nii selle hiljutise kliimakonverentsi toimunuga kui ka tegevustega, mis muudavad meie maailma jätkusuutlikumaks. Et Reet, annaksin sulle kõigepealt siis sõna. Palun. Tere kõigile! Mina olen siis Reet, olen Keskkonnaministeeriumist ja tegelen rahvusvaheliste kliimaasjadega. Ja nüüd üks päev tagasi tulingi otse kliimakonverentsilt ja minu roll siis konverentsil olen Eesti delegatsiooni juht ja majandan kogu delegatsiooni ehk siis kes käib kus läbirääkimiste ruumides, milliseid kõrvalüritusi me teeme ja teen siis koostööd sellise ligi 30-liikmelise delegatsiooniga. Ja et räägin teile siis põgusalt, mis seal kohapeal toimus, mis asi see COP üldse selline on ja et sellest aru saada, mis asi see COP selline on, et siis natuke sissejuhatust ka. Et siin slaidil te näete üks tore mees, see on keskel Simon Steele. Tema on siis selle kliimakonventsiooni juht ehk siis täitevsekretär. Tema siis juhib seda konventsiooni tööd. Ja üldse, et kui me kliimamuutustest räägime, nendega siis tegelemisest räägime, siis ongi riigid kokku leppinud kliimamuutuste konventsioonis. Ja see lepiti juba kokku 1992. aastal Rio de Janeiros. Ja kui nüüd tagasi sellele ajale vaadata, mida ma olen kuulnud oma kolleegide käest, ma ise siis veel Keskkonnaministeeriumis ei töötanud, aga sellel ajal oli see täiesti enneolematu, et selline kokkulepe tehti. Kuna sellel ajal oli veel täiesti küsimuse all mitmetele osapoolte poolt, et kas kliimamuutused on inimtekkelised. Aga tänaseks keegi selles enam ei kahtle ja tõesti need on inimtekkelised. Ja selle konventsiooniga siis seatigi sellised nagu alused ja kokkulepped ja siis põhiliseks sihiks seatagi kasvuhoonegaaside koguse piiramine, seda just tasemele, mis ei põhjustaks siis ohtlikke inimtekkelisi kliimamuutuseid. Ja samuti lepiti seal kokku, et arenenud riigid on vastutavad ja arenenud riigid peavad ka toetama neid vähem arenenud riike. Et kuna nemad siis arenenud riigid on need põhilised saastajad ja nemad on oma majanduskasvu tänu fossiilide põletamisele siis saanud ja nüüd tuleb teisi siis järgi aidata, arengumaid. Ja lepiti kokku ka, et arengumaad toetavad rahaliselt arengumaid, et lepiti kokku siis näiteks siin viimasel 5 aastal, igal aastal 100 miljardit suunavad arenenud riigid arengumaadesse. Ja samuti lepiti siis seal 1992. aastal juba kokku, et toimub aruandlus, raporteerimine, ehk siis iga aasta vaadatakse üle, et kui kaugel keegi oma eesmärkidega on, et tehakse siin selline riiklik kliimaaruanne. Ja Eestis on ka, meil on Keskkonnauuringute Keskus, kes iga aasta sellist aruannet siis teeb ja neid andmeid kokku kogub. Ja nüüd neid kokkuleppeid on veel, et alus kogu sellele kliimaläbirääkimisele ja kogu sellele rahvusvahelise kliimakoostööle on direktiiv, aga lisaks sellele siis on veel Kyoto protokoll, mis 1997. aastal tuli, et seal pandi paika need CO2 vähendamise kogused ja nüüd 2015. aastal, et siis võeti vastu Pariisi kokkulepe, et see oli täiesti selline omaette suur läbimurre ja siis seal pandigi siis fookus kliimamuutuste leevendamisele, heitkoguste vähendamisele, et hoida globaalse keskmise temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 kraadi ja püüeldes isegi 1,5 kraadini. Ja tõsiasi on see, et mida vähem me üles CO2 paiskame, seda vähem siis tuleb seda sealt siis ära võtta ja seda väiksemad on need kliimamuutused tulevikus. Ja nüüd COP-i korraldus, et COP-i korraldus, mis see COP on, siis on Conference of the Parties. See on siis osapoolte kohtumine, osapoolte konverents, et selles lepiti ka kokku sellesama konventsiooniga. Ja kui nüüd rääkida, et kes siis sinna konverentsile kutsutakse, et seal on kokku 197 riiki koos delegatsioonidega.
Näiteks Eesti delegatsioon sellel aastal oli 30 inimest. Kui me vaatame siin USA või Saksamaa või teiste suurte riikide või Hiina delegatsioone, siis need on seal ligi 200-300 inimeselised. Ja need läbirääkimised toimuvad tegelikult 2 korda aastas. Te võib-olla kuulete meediast, et on ühe korra, et on selline novembrikuus suur kliimaläbirääkimised, aga tegelikult toimub ka eelsessioon, see toimub igal aastal Bonnis ja seal Bonni sessioonil, see on veidi väiksem, et seal on inimesi tunduvalt vähem, võib-olla ongi igast delegatsioonist on seal 5-6 ainult kohal, aga seal Bonni sessioonil, et seal ei ole poliitikuid, seal ei ole sellist nagu poliitilist kõrget taset, vaid seal on eksperdid. Ja siis eksperdid teevadki eeltööd, et oleks võimalik novembris juba need kokkulepped siis sõlmida, ehk siis kogu selle alustöö ja dokumentide ettevalmistus, et see siis tehakse juba ära Bonnis. Ja sellel aastal oli see kliimaläbirääkimised olid Sharm el Sheikhis. Eelmisel aastal toimusid nad Ühendkuningriikides Glasgow's ja määratakse iga aasta siis määratakse nii-öelda nagu see COP-i korraldaja ja COP-i president öeldakse, et sellel aastal COP-i president oli Shukri, oli siis Egiptuse endine välisminister. Ja milline see COP üldse välja näeb struktuurilt, et alguses kokku kestab ta 2 nädalat. Kohe alguses on sellised protseduurilised avamised, kus antakse täpsemad suunised läbirääkijatele ja agendale. Siis 1-2 päeva tavaliselt on kõrgetasemeline head of state or head of government ehk siis riigijuhtide ja riigipead ehk presidendid või peaministrid kohtumine ja avatseremoonia. Ja seal siis riigijuhid tavaliselt tulevad välja uute lubadustega, sõnavõttudega ja annavad ka läbirääkijatele suunised nagu kaasa, et tuleb kokku leppida ja tuleb ambitsiooni tõsta. Et siis see on see koht, kus maailmale välja öelda need sõnumid. Ja esimene nädal siis on tehnilised läbirääkimised, seal on teemasid on mustmiljon, kui aus olla, et see kliimavaldkond on hästi lai. Seal on nii-öelda aruandlus, raporteerimine, seal on turumehhanismid, kuidas ülemaailmselt CO2-ga siis kaubelda, et millised need alused võiksid olla. Siis seal räägitakse Pariisi leppe erinevatest nüanssidest, erinevatest artiklitest. Siis on seal veel kogemuse jagamine tehnoloogiate osas, kuidas rohetehnoloogiatele üle minna. Et see on selline, ma ütleks nagu suur katedraal, et seal on väga palju teemasid ja väga palju eksperte, kes siis paralleelsetes töösessioonides nagu läbi räägivad. Ja siin keskmisel pildile näete ka ühte läbirääkimiste sessiooni, kus siis pealäbirääkijad igast riigist on laua taga ja siis võetakse sõna, öeldakse oma nagu see statement ja siis selle põhjal see juht paneb kokku teksti ja drafti, millega edasi liigutakse järgmisele tasandile. Järgmine tasand ongi siis kõrgetasemeline läbirääkimiste tasand, see toimub 2. nädalal ja palun mine korra tagasi. Aitäh, et see toimub 2. nädalal ja sinna siis tulevad kohale ministrid. Ja seal on siis kliima- ja keskkonnaministrid, energiaministrid ja kuidas see siis toimub, on nii, et need teemad, kus ei ole varem olnud võimalik kokku leppida, on poliitiliselt keerukad, et siis need võtavad üle ministrid ja siis on üks arengumaade minister, näiteks Saksamaa minister ja siis on üks arengumaa minister ja üks arenenud riikide minister, et 2 ministrit hakkavad siis juhtima seda arutelu. Ja siis püüavad koos teiste ministritega selle kokkuleppe leida. Ja lõpuks siis tehakse kokkulepped, kinnitatakse otsused ja antakse kommunikatsioon kõige lõpus. Ja siin vasakul pildi te näete meie riigipead Alar Karist sellel aastal tegemas riigikõnet. Palun järgmine slaid. Kuidas Eesti üldse osaleb läbirääkimistes? Et Eesti on Euroopa Liidus. Euroopa Liit koordineerib oma seisukohti juba varem, et enne me siin igakuiselt tegelikult saame ekspertidega erinevatest riikidest kokku ja hakkame ette valmistama nendeks läbirääkimisteks ja vahesessioonideks. Ja Euroopa Liitu esindavad 3 pealäbirääkijat, kellele me siis need sõnumid kaasa anname.
ja näiteks sellel aastal lepiti nii-öelda meie nendes punastes joontes ja sellises raamistikus kokku juba oktoobrikuus ja sellega siis need läbirääkijad varem juba tutvusid. Ja nüüd kohapeal, mis seal COP-il kohapeal oli see, et kui on vaja nendes seisukohtades teha mingeid muudatusi või läbirääkimistest tuleb teha mingeid uusi kompromisse, et siis kiiresti saadi Euroopa Liidu riikidega kokku ja koordineeriti siis uued sõnumid ja anti uus mandaat. Ja need kohtumised tavaliselt on iga hommik, et siin paremal pildil näete ka, et see on üks Euroopa Liidu koordinatsioon ja vajadusel toimuvad need isegi tihemini. Sellel aastal, mõtlen, mis siin oli kõige erakorralisem koordinatsioon oli vist kell 4 öösel, et tuleb ka seda, et tuleb kell 4 öösel kokku saada. Palun järgmine slaid. Ja mis on siis need läbirääkimiste teemapaketid, et kiirelt nendest ka, et see COP on mõnes mõttes nagu tunnikontroll, et kõigil on ju need Pariisi leppe ja konventsiooni eesmärgid teada, need vähendamise kokkused on kokku lepitud, kes kui palju peab CO2 vähendama ja siis, kui nüüd COP-il kokku tullakse, siis vaadatakse üle, et kas kodutöö on tehtud ja hoitakse siis vastutusel ka suured saastajad. Et siin te näete eelmise aprillikuu seisuga, et kes on oma riiklikud eesmärgid uuendanud, et iga riik seab omale eesmärgid, et vähendada kasvuhoonegaase. Nagu te näete, siis siin on ka punased ja sinised laigud, kus siis tegelikult need riigid veel ei ole neid uuendanud. Palun järgmine slaid. Ja nüüd, kui rääkida, mis seal COP-il veel toimub, et kuidagi seda raamistada, siis sellel aastal eesistuja pakkus välja sellised teemapäevad ja need on ka varasematel aastatel olnud, et kuidagi teemade kaupa neid arutelusid pidada, siis esimene päev siin, mis on tegelikult 9, mitte 99, on rahastuse päev, siis oli teadusele eraldi päev, see oli kohanemisele ja põllumajandusele eraldi päev, siis üheks teemaks on ka soolõime ja naiste õigused, siis oli veepäev, siis oli bioloogilise mitmekesisuse päev, et selliseid teemapäevi tehakse, et panna fookust just teatud valdkonnale ja seal nii-öelda läbi rääkida ja olulisi tulemusi tuua. Palun järgmine slaid. Ja siit mõned pildid ka sellest suurest plenaariruumist, kus siis lõpuks need otsused nagu ära koputatakse. Ja nagu te näete, siin vasakul nurgas ja siis paremal allnurgas on mingid inimeste kogud, et neid nimetatakse huddle'iteks. Need on täielik selline ametlik termin läbirääkimistes. Ja see on siis see koht, kus kui on lõpuplenaaril näiteks sul on otsuste tekst on ees, aga osadel ikkagi ei sobi see tekst, siis need riigid nagu kogunevad. Siin te näete, et vasakul ongi Alok Sharma, kes on eelmine COP-i president, Euroopa Komisjon, Timmermans on siin keskel ja siis osad teised riigipead on ka veel siin kõrval. Et siis tullakse kokku ja hakatakse põhimõtteliselt selle paberi peal seal koha peal draftima uut sõnastust. Ja kui siis lõpuks need hädalid võivad kesta seal tunde, et kui on ikkagi mingid olulised küsimused, mis on lahtised, kus siis osad riigid ei ole nõus. Et see on selline omaette mäng, aga samas jällegi vajalik. Ja palun järgmine slaid. Ja nüüd delegatsioonist ma veidi rääkisin, et see on selle aasta pilt, siin ei ole küll kogu delegatsiooni peal, sest et delegatsioon ei ole, need 30 inimest ei ole terve aeg seal, näiteks president, tema käis 2 päeva COP-i alguses oma delegatsiooniga ja siis Eesti ettevõtted olid ka paar päeva ja siis kogu perioodi olen ma ise koos ühe oma kolleegiga ja siin te näete ka Hanah ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajad on kenasti olemas. Aga delegatsioon pannakse kokku täpselt siis vajadusele, olenevalt teemapäevadest ja teemadest ja olenevalt ka sellest, et millised läbirääkimiste paketid on laual. Et sellel aastal oli tehnilise taseme läbirääkijaid meil 5 ja seal olidki turumehhanismidele keskendusime, raporteerimisele, tehnoloogia ülekandele ja mõned väiksemad asjad veel. Aitäh, palun järgmine slaid.
Ja nüüd ametlike läbirääkimiste kõrval on tähtis roll ka kõrvalüritustel ja kolmanda sektori omavahelisel koostööl. Et seal on siis see koht, kus on võimalik, kõik on kohal seal on ligi 40-50 000 inimest on kohal, kes kõik selle valdkonnaga tegelevad. Ja siis see on nagu hea koht, kus seda networki laiendada, kus mingeid teemasid läbi rääkida ja kus siis ka oma kogemusi, oma teadmisi teistele jagada. Et siin Eesti näiteks korraldas sellel aastal 3 kõrvalüritust. Ühel me rääkisime Ida-Virumaal õiglasest üleminekust, ehk siis kuidas me plaanime seal põlevkivist loobuda, kuidas seda õiglaselt teeme, kuidas me teistsuguseid neid töökohti loome, kuidas inimesi sellel muutusel toetame. Siis üks üritus oli meil Nordic paviljonis ehk siis Põhjamaade paviljonis, kus oli kliimanoor, et sellest Hanna räägib teile ise rohkem hiljem. Ja kolmas üritus oli, kus me jagasime siis maailmaga Eesti rohetehnoloogiate ja just selle iduettevõtluse kogemust. Palun järgmine slaid. Ja minu viimane slaid, et teil kindlasti on huvi on palju ja ma kuulsin ka, et olete nii keskkonnateadlikud ja nägin ka seda mentist, et need vastused kõik olid pea õiged. Et siis ma soovitan teil tutvuda, kui te juba seda ei ole teinud, et on selline rahvusvaheline kliimamuutuste teadlaste kogu, valitsuste vaheline kliimamuutuste paneel IPCC ja tema siis teeb ülevaateid ja aruandeid, et kus me täna kliimamuutustega oleme ja kuidas me saame neid kliimamuutusi leevendada. Ja pakub siis välja väga hästi ka meetmed, et millised tehnoloogiad kasutusele võtta ja milliseid samme edasiseks teha. Ja siin on ka vasakul on üks eestikeelne kokkuvõte sellest, et see on Keskkonnaministeeriumi rehel, et soovitan sellega ka tutvuda. Ja paremal pool pildil, et siin näete, et siin on väga palju erinevaid raporteid ja aruandeid ja ka COP-il, kuna see COP korra aastas toimub, et siis enne COP-i tullakse välja nende suurte aruannetega. Ja siis COP on ka see koht, kus seda informatsiooni maailmaga jagatakse. Aga minu poolt praegu oleks kõik ja ma annakski sõnajärje edasi järgmisele. Aitäh! Ja, suur tänu, et tuletan veel kord meelde, et siin vahepeal on, et te saate menti.com kaudu küsimusi esitada, hiljem on ka võimalik kohalviibijatel mikrofoni abil neid küsimusi küsida, aga teeme siis niimoodi, et kõigepealt kõik need 3 esinejad saavad siis enda vaate ära tutvustada ja siis teeme sellise vestlusringi, et loodame, et selleks ka siis aega jääb. Et menti.com 3179-7749 saate esitada küsimuse, kui te ole siin saalis või ei julge see küsimust otse küsida. Juba sai mainitud 3. sektor, et mis asi üldse see 3. sektor on, mittetulundusühingud, sihtasutused üle maailma. Helen, et kas sa oskaksid, see oli juba ära mainitud, et kuidas sinu vaates on COP27, mida sa annab juurde, ütleme võrreldes selliste igapäevaste suhtlustega kolleegid teistes riikides, et mille poolest on sinu jaoks COP27 mõnda eriline? Tere, aitäh Reedale ja aitäh teile kõigile kutsumast ja kuulamast. No ma ütleks nii, et selle puhta emotsiooni pealt, et kui ma nagu tulin tagasi Eestisse, siis ma lihtsalt tundsin, et kuskil on nagu mingi tohutu nähtamatu võrgustik, kus inimesed ka mõtlevad samadele asjadele, mille meie siin Eestis mõtleme ja selline hästi mõnus ühtekuulumise tunne. Ja muidugi ma tundsin ka seda, nagu öeldakse inglise keeles ignorance is bliss, et ma olen nagu ei tea, siis ma elan õndsuses, et võib-olla esiteks ma ei tea nii palju teiste probleemidest ja teiseks ma ei tea, mida kõike maailmas tehakse, et võib-olla me vahel arvame, et oi, me leiutasime siin jube ja asjasi kuskil töö juures mingi meetme või mingi toetusprogrammi või kampaania ja siis sa lähed sinna nii-öelda väiksest basseinist suurde ookeani ja vaatad, mida kõike seal toimub. Kõik ei ole alati meeldiv, aga väga palju asju on väga-väga meeldivad ja suur hoovus on hästi õigel suunal, et minu jaoks nagu hästi suur inspiratsioon ja ühtekuuluvustunne ja tegelikult ka selle Eesti delegatsiooniga selline tiimitunne, et ma tundsin, et me ajame üht asja, et sihuke laulupeo emotsioon oli. Aga ma lähen siis nüüd ametlikule noodile ja muideks ma Reeda ettekande juures jäin selle üle mõtlema, et oli see sõna arenguriigid, et maailmas vaatasin Wikipedia järgi on umbes 200 riiki ja arenguriigi definitsioon on umbes 152 riiki. Et palju on küll hästi pisikesi riike, aga samas on seal ka India, tohutult massiivne riik, eks ju, nii elanike arvult kui pindalalt, et ja enamus Aafrika mandrist ka, et
iseenesest me ei saa öelda isegi, et meil on nagu arenenud ja arenguid pooleks või et neid on lihtsalt nagu väga-väga palju neid riike, kes on arengus maha jäänud ja mitte ainult siis keskkonna võtmes, vaid ka majanduslikult, et need põimuvad omavahel ka inimõigustes. Aga mina olen siis KIK-ist. KIK on Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaministeeriumi all tegutsev sihtasutus. Omamoodi võiks öelda ka sihtasutusena kolmas sektor, aga kuna me oleme riigi oma, siis päris korrektne nii öelda ei ole. Et minu jaoks see kolmas sektor on ikka need MTÜ-d, kes on kodanikualgatusest tekkinud. Ja mida meie sealt KOP-ilt siis otsisime, et esiteks partnereid ehk endalaadseid toetuste vahendajaid ja tegelikult ka meie sihtgrupist lähtuvaid partnereid, et meil on omavalitsused saavad toetusi, MTÜ-d, ülikoolid, et vaadata siis, mida keegi teeb ja nemad seda kõike seal messi alal avaldasid ka muidugi. Samuti siis ideid teemades, kogemusi, kuidas keskkonda aidata või toetada, parandada, kliimamuutustega kohaneda, tegelikult ka rahastajaid, et võib-olla kellegagi koos midagi rahastada või tuua Eestisse investeeringuid ja tegelikult ikkagi ka see soov Eestit ja Eesti kogemust maailma viia, et selleks just ka need kõrvalüritused, millest Reet siin rääkis. Palun järgmine. Ja võib-olla natuke ma siin joonistan ka seda kaarti lahti, et nii nagu Reetki, et messiala oli tegelikult päris suur, ütleme nii, et kusagil 500 meetrit korda 500 meetrit, võib-olla isegi kilomeeter ja selline suur nagu messihallide kogum, et siin on see maa-ala kaart näha, need värvilised kastikesed ja õhus on siis jah, see kliimaneutraalsus, aga siis me teame, et selle mõiste ümber on veel palju mõisteid ja keeli, näiteks kliimanegatiivne net zero ehk 0 eesmärgi poole liikujad, siis need net positiivsed ehk kes hoopiski püüavad süsinikku kinni atmosfäärist, aga võib-olla seal nagu see mõttekoht on, et ei maksa ka sinna CO2 kinni jääda, et seda kutsutakse tunnelvaateks, et kui me vaatame ainult süsinikutonni meie selliste probleemide põhjusena, et sama tähtis on ju elurikkus, sama tähtis on see, et meil ei oleks prügi ja mürke keskkonnas, õhus, vees, maapinnases, kus me toidu saame. Ja messiala kujutas endast siis sellist segu riikidest, seal olid ka igasugused katusasutused, uurimisorganisatsioonid, ülikoolid, mõned ka ettevõtted suuremad, just niisugused IT-ettevõtted, kes püüavad siis ka tehnoloogia abil aidata seda maakera kestlikkust toetada. Ja eraldi oli siis see läbirääkimiste ala, millest Reet rääkis ja veel ka sealt edasi bussiga kõrvalalale sõites oli siis niisugune kommertsala, kus siis näidati rohetehnoloogia, ütleme siis ettevõtete ja siis sellist üleüldist teadlikkust, niisugused füüsilised skulptuurid avalikus ruumis. Et selline tohutu suur ala minu jaoks, et ma Eestis ei oskagi võrdlust tuua, et niisugune, ma ei tea, 4 linnahalli või umbes ette püüda kujutada. Ja tüüpiline formaat siis seal igasugustes boksikestes oli see, et keegi on ruumi väga sisukalt ära kujundanud, kas siis riik näitab, et mida tema kliimateemas teeb või näiteks on mingisugune metoodika või raport, mille tulemusi sai siis seintel erinevas vormis, kas fotodena või digitaalselt liikuvalt näidata. Siis toimusid nendes boksides ettekanded ja vestlusringid ja nendest siis orienteerumiseks me samamoodi enne messile minekut tegime siis sellise läbikammisemise, et me vaatasime, et mis on KIK-i rahastusvaldkondade ja klientidega seotud teemad, et siis neid paneele kuulata, et sealt seda tarkust korjata ja omakorda siis Eestis oma partneritele jagada. Ja lisaks olid siis igasugused eriüritused või kõrvalüritused, et kas mõne raporti avaldamine või siis poliitikute väitlus või siis see meet and mingle, mis oli ka siis niisugune õhtupoole, et näksud ja kohvi, mahl, ma ei tea, isegi veini ja nii edasi. Ja tasub nagu mul hästi toredasti kolleeg ütles, et see on nagu olümpiamängud, et see rahvaste segu ja nagu nii-öelda sulampott oli ikka tohutu ja minu jaoks ka see mass iga päev, et ja väga ei olnud nii, et näod korduvad, et kusagil 2 nädala jooksul oli seal kuskil käis läbi 46 000 inimest liigub seal, et see on ikkagi tohutu info kogum ja ideede kogum ja sihuke uudistajate hulk. Ja võib-olla seal massis hakkavad siis silma eriti need põlisrahvad ja tegelikult ka noored, et ka nemad on kohal. Põlisrahvad on siis need, kes ei ole nii väga klassikalised riigipiiri põhised esindajad, vaid just niisugused saamid ja ütleme seal Aafrikast, Mehhikost, Lõuna-Ameerikast need erinevad põlisrahvaste esindajad, kes siis on tulnud ka tihti oma rahvusriietega, et siis näidata seda, et see ehedus ja nende enda rahvus on ka nagu üks riik või et see kogu see välimus on ka nagu sõnum.
ja uuesti siis jah, et teemad olid minu jaoks ka nagu üllatavalt palju enamad kui siis kliimaneutraalsus või CO2, et kui ma olin nagu seni lugenud ajalehest, et COP või kliimaläbirääkimised käivad mingisugused tonnide ja lubaduste kauplemised, siis tegelikult toit, põllumajandus, kuidas me liigume, millised on tulevikulinnad, milline on noorte roll, et see oli nagu ikkagi hoopis laiem ja sisukam kui lihtsalt niisugune kliimateema kitsalt või mingid tonni inventuurid. Palun järgmine. Ja siis mõned põnevad riigid ma noppisin ka teile välja. Minu enda lemmik oli Singapur, sellepärast, et ta on ka väike, ta on puhas, ta on nutikas ja tegelikult ka need teemad, mida nad seal kajastasid, et tuleviku toit, energia, kõik me elamiseks ju vajame sööki ja energiat, et siis see jäätmeteema on seal väga hästi lahendatud. Elurikkus laiemalt, nemad nagu muretsevad ja hoolitsevad ka ülejäänud, siis kutsutaksegi lõunapoolkere ja põhjapoolkere riigid, et siis kogu selle Aasia elurikkuse pärast ja nad nagu otsivad nagu lisaks lahendusi mitte ainult oma riigile, sest nad ise on hästi väikesed ja neil ei ole ju sellises hulgas metsa või elurikkust nagu seal mõnel teisel Aasia riigil, et nad nagu näevad ka enda riigist laiemalt seda muret ja vajadust tegutseda ja eriti ookeani plastiku suunal ja üldse ookeanide puhtuses. Ja see sõnum seal oli siis muutuse seemned ja just see, et me peaks nagu vaatama tulevikku kui võimalusi täis universumit, mitte siis nii väga sellist, et me võitleme või me näeme apokalüptikat või mingit maailmavõttu lõpu stsenaariumi, et ikkagi kuidagi kogu aeg rõhutati või jäi kõlama see sõnum, et meil alati on inimestele nagu valik, et kas me oleme nagu ohvrid või süüdistajad või me oleme tegutsejad ja loojad, et selline hästi hea edasiviiv hõng ja muidugi kõik see inventar seal, näiteks toolid olid sellisest kokku murtud, volditud paberist, et kõik ja see puiduala, eks ju, see raamistik siin ees, et juba ka kogu see boks ise oli hästi selline looduslik, et selles mõttes mulle nagu isegi mõjusid natuke eemale tõukavalt need naftariigid, kus siis seda tulevikku ja enda ühiskonna kuvandit kujutati sellise steriilse, läikiva klants robotmaailmana, et ma nagu mõtlesin, et kas siis ongi see mõte, et siis me oleme kõik õnnelikud, kui me seal kuskil läikivas sellises poleeritud steriilses maailmas tegutseme, et ma pigem arvan, et mitte. Palun järgmine. Jälle üks teine huvitav riik, minu meelest ka sellepärast, et kui meie 8 miljardist 2 miljardit elab seal, on India. Et jälle selline tohutu suurus, tohutu mõju, kirjusus, et nii majanduslik, neil on ju kastid, on väga rikkad ja siis on mass väga vaeseid. Etniliselt on seal tohutu inimeste segu ja ka religiooniline, et minu meelest oli seal 18 000 erinevat etnilist gruppi elab Indias ja tunda on, et seal on hästi tugev hierarhia juhtimises, aga nemad nüüd esindasid ka sellist natuke niisugust klantsi, et sa läksid siis seal taga natuke on näha võib-olla, et selle paviljoni põrandapind on nagu peegel, pigem niisugune nagu puhas plast on see tulevik, aga mis oli seal hästi armas minu jaoks oli see, et nemad on nagu aru saanud, et see muutus saab ainult toimuda iga üksiku inimese muutusest ja nende sõnum oli siis see, et selle sõnum oli life, et iga inimese sellist liikumisest keskkonnakaitse suunas sõltub see tervik, et me peame suutma siis kaasata nagu maksimaalselt need kõik kastid sõltumata siis varalisest seisusest. Aga võib-olla, mis mind nagu mõtlema pani, oli see, et nendel on jah, see globaalse lõuna unistus, et nemad kuuluvad siis nagu arenguriikide poole, et tahaks olla nagu Singapur või Hong Kong, aga minu jaoks on see mure, et siis meil on nagu veel vaja 20 planeeti maa, kui iga India inimene tahab ka sellist läikivat klants kõrgtehnoloogilist maailma, on ju. Et mitte, et unistamis midagi paha oleks, aga võib-olla peaks kuidagi suutma nügida, et see unistus ei oleks selline, et rohkem asju, rohkem tarbimist, et sellel kõigel on jalajälg. Ja mõtlesin ka, et mis saab siis sellest overshoot day'st, et ma ei tea, igaks juhuks panin sellest ka slaidi teile, et palun järgmine, et see on siis see hetk aastas, kui me kasutame ära enda tegevuse kaudu maakera ressursid, mis selleks aastaks taastootmine on võimaldab maakeral. Ja siis mõtleme jah, et kui see mass 2 miljardit näiteks kõik ootaks ka samasugust luksust, et meil lihtsalt oleks veel rohkem maakerasid puudu. Et COVID-i ajal meil see päev nagu nihkus heas mõttes varasemaks aprillikuusse, aga üldiselt Eestil ka on ta kusagil augustis ja nii edasi. Et me ikkagi kogu aeg kasutame natuke rohkem, kui loodus tagasi toota jõuab. Et võib-olla põnev teadmine teile, et siin link ka hiljem. Palun järgmine.
Et võib-olla riikide lõpetuseks veel, et kus mina nagu ka ennast koduselt tundsin, oli ikkagi Põhjamaad, Taani ja ka Põhjamaade paviljon, et selline jälle Eestile kuidagi tuttav, minimalistlik, loodus on meil sarnane, kommunikatsioonistiil on meil sarnane, et kõik ei pea vilkuma ja läikima ja teemad olid ka tuttavad, et elurikkus, noored, roheinnovatsiooni võtmes räägiti siis sellest kliimamuutusest, sealhulgas siis muidugi energeetika, ringse majandamise, ehituse ja toidu teemadel. Ja võib-olla ka seal oli tore, et ikkagi toodi välja, et hästi suur roll millegi pärast on kliimamuutuste vastu võitlemisel või nendega kohanemisel naistel, et nemad kuidagi on elu edasikandjad ja kipub nii olema, et kui mehed on hästi palju orienteeritud kasvule ja ettevõtlusele ja vahel ka võitlusele, konkurentsile, et siis naised on rohkem sellised nagu hoidjad ja näevad nagu kohati võib-olla ka juba kuidagi füsioloogiliselt või looduslike eeldustena rohkem siis seda, et kuidas nagu seda armastust nii maakera kui järeltulevate põlvede vastu elus hoida. Ja lihtsalt võib-olla üks lõbus fakt, et kogu see paviljon tekkis siis ise messi ajal, et seal oli üks kunstnik pintsliga ja sa said tõmmata siis ühe sellise kriipsu ja see oli siis selleks, et sa kogu selles messi tohuvabohus korraks peatuks ja hingaks ja märkaks, et kuidas see koha peal olek ja selle ühe joone tõmbamine toob sind nagu siia ja praegu ja ruumi. Et selline teistmoodi paviljon ka, et igaüks sai käed külge panna. Palun järgmine. Ja nüüd ma läheks siis natuke noorte teemasse, et messil oli siis eraldi ala ja tegelikult ka teemapäev noortele. Ja mis minule silma hakkas, et ikkagi noored on täiesti võrdsed kaasamõtlejad ja rääkijad, et väga paljudes paneelides, mitte ainult oma alal, olid siis noored koos siis sihukeste poliitikute ja ettevõtjate innovaatoritega esindamas siis seda, et mis on mureks, kuidas võiks, kuidas saaks, kuidas peaks asju tegema. Ja mulle tundub, et noortel on palju tugevam see sense of urgency ehk selle teema nagu kiireloomulisese taju, et kui võib-olla poliitiline valimistsükkel on 4 aastat ja poliitik nagu lubab ja käitubki vahel nagu lühinägelikumalt, siis noor tajub võib-olla, et tema eluajal jõuavad need kliimamuutuse mõjud sõna otseses mõttes koduõue ja tegelikult peab vaatama seda, et aga mis siis saab, et kuidas seda teha võimalikult nagu talutavaks või normaalseks meie jaoks, et neid muutusi, mis ümberringi toimuvad. Ja mis veel noorte puhul on selge, et nad on hästi head võrgustujad, et sotsiaalmeedia kaudu mentorriigid on olemas, kiire info liikumine, selline avatus on hästi neile iseloomulik, aga võib-olla ma nagu riskina tooks, et seal on vaja ka olla allikakriitiline, et vahel seda infot ka on kliimateemas ka tohutult ja võib-olla siis vahel ikkagi topelt kontrollida neid fakte, mis silma alla satuvad. Ja siia panin ka selle pildi sellest noorte paviljoni Instagramist ja Twitterist, et võib-olla teil põnev rullida, et ma ütlen seal jälle seda 2 nädalat 3 minutiga avada ei ole mõtet, et võib-olla on siin igal ühel, keda miski kõnnetab, siis võimalus vaadata. Siis edasi veel lastest, et mis seal noorte paviljonis oli teistmoodi võrreldes teistega, on täpselt samamoodi see, et paviljon nagu sünnib rohkem koha peal, et võib-olla ligilähedane oligi see Põhjamaade paviljon, et sealt käis sihuke pidev joonistamine, kleepimine, mingite sõnumite üksteisele jätmine, et selliste nagu ruumide loome ja siis seal ka siis eriti sellisest isiklikust jalajäljest või lubadusest, seda kutsutakse ka nagu pledge, et mida mina ise teen tarbijana või ei tee, et maailm oleks elamisväärsem, looduse piiridesse ära mahuks ja tegelikult ka mina kui valija näiteks, et kui kriitiliselt ma vaatan, et keda ma oma hõimu, oma valitsust, oma riiki juhtima valin. Et sellist vastutust nagu rõhutati seal, siis on nagu rõõm näha, et noored on ikkagi väga aktiivselt võetud juurde ka riigi valitsemisse ja see ei ole ainult mingi demokraatia mäng, vaid ikkagi reaalselt nad toovadki teemasid lauale, mõnes riigis rohkem, mõnes vähem, aga igal juhul nii omavalitsuse kui siis ka keskvalitsuse ehk nagu ministeerium Eesti mõistes või ka maailma siis ütleme selliste läbirääkimiste vaates, noored on täitsa pildil, et seal mõnedelgi riikidel olid näiteks need noored ka läbirääkijale töövarjuks ehk nad õpivadki juba ka seda, et kuidas see läbirääkimine seal käib. Aga siis näiteks ka üks põnev näide oli minu Poolas, et noored on ise teinud siis õppekavade rohestamiseks ettepanekud riigile, et kuidas ka koolis seda rohetemaatikat, kestlikkust igasse õppeainesse nagu omal moel nagu sisse tuua, sellepärast et ta on selline läbiv teema, et
et seda jah, nagu kuidagi edendada. Siis igasugused kampaaniad, prügi kogumine, mingi kodukandi puhastamine, informeerimine, kellegi aitamine, kliimapagulased näiteks, pagulaslaagrite aitamine, et jälle tohutu jõud, kiire, aktiivne on see noorte osa ja ma nagu ütleks, et siin võib-olla Eestis ka mõtteainet, et mida saaks noored ära teha, et kindlasti on. No näiteks meil endal KIK-is on Ukraina noored ja lapsed koos emadega, et viime metsa ekskursioonidele, et lihtsalt nagu tutvustada seda, et juhul, kui nad Eestisse jäävad, et see on ka nende kodu, et nad väärtustaks seda, see on Eesti kultuuri osa ja isegi kui nad siit ära lähevad, siis nad läheks koos mälestusega, et kui äge ja ilus koht on Eestimaa. Siis sotsiaalne ettevõtlus, innovatsioon, jällegi õpilasfirmad, igasugused idud, leiutamine, kriisiabi, et hiljem tuleb üks paneelipilt ka, kus olidki noored, kes rääkisid siis sellest, mida nemad on ettevõtluses teinud ja ma räägin lähemalt. Ja huviharidus, et alati ei pea kõik minema valitsema või ettevõtet juhtima, et võib ka olla see, et sa väljendad nagu seda oma armastust või valu looduse pärast kunsti, loomingusse, on igasugust raamatuklubisid, vanavanematega koos mingisuguste roheteemade või rutiinide arutamine, et sellel võib olla hästi palju värve, kuidas seda looduse teemat enda jaoks nagu lauale tuua või aidata siis seda loodust kaitsta ja hoida. Palun järgmine. Siis natukene niisugust juba ülikoolide vaadet, et mulle väga meeldis, et Ameerika ülikoolid näiteks olid siis messiala juures olid niisugused hästi askeetlikud pisikesed puidust boksid, kus olid natuke ilmselt väiksema rahakotiga osalejad, aga nad olid kohal ja need olid näiteks USA ülikoolid, et nad olid siis ülikoolide üleselt tulnud oma boksiga ja üliõpilased ise siis kordamööda vahetustena rääkisid oma tegevustest, aga seintelt sai QR-idega vaadata, et mida iga ülikool siis on pledžinud või lubanud, millise kliimalubadused on andnud või siis mõned niisugused vahvad algatused, mis nende ülikooli teevad eriliseks selles roheteemas. Et ühest küljest võib-olla värvatakse üliõpilasi, aga teisest küljest jälle näidatakse, et kuidas haridus saab ka sellesse teemasse nagu kaasa aidata. Ja siis üks niisugune riigi näide ka siin tagaplaanil tumesinisega, et see on siis USA boks, et kui me arvaks, et siis USA boks võiks ka olla või paviljon võiks olla niisugune klants, siis tema oli hoopiski hästi lihtne, meenutas niisugust vanaema elutuba, kus olid siis niisugused pisikesed nende ümmarguste pallide sees on fotokesed ja siis QR-kood ja see on siis laste erinevad nagu eneseväljenduse viisid, et seal on ka olnud ju neid metsatulekahjusid või ookeaniplast on teema, et siis selle üle, et kuidas noored on kas lahendanud loodust või avaldanud austust loodusele, et siis seal sai niiviisi jalutada ja mediteerida ja nende koodide abil siis vaadata seda, et mida noored on teinud looduse heaks. Ja noored on head sisuloojad, ma usun. Mul tundub ka, et mis oli äge noorte puhul jah, see konkurentsilt koostööle mentaliteet, et kuskil paneelis meil kõlas ka seda, et noored kuidagi saavad väga ruttu kliimakokkulepetele võrreldes siis riikidega, kes seal peavad 2 nädalat arutama ja vaidlema igasuguste sõnade ja täpsustuste üle ja tingima. Aga eks see on ka selge, et seal on ikkagi ju jutt juba konkreetsetest summadest ja rahast ja väga suurest vastutusest. Aga viimane asi, siis ma jah nagu julgustaks, et väljenda ennast, et see, mis iganes see laul sinu sees võib olla, et kui sul see roheteema korda läheb, et siis kindlasti on tore, kui neid väljendusviise leida. Ja palun mu viimane slaid, et võib-olla ka üks siuke värvikas boks või see paneel, et see on nüüd seal samas noorte blokis ja kui te vaatate see tumedas üleni naine, seal oligi reaalselt ainult tema silmi näha, sest ta olid ka kindad käes, et ta keha peab olema täiesti kaetud usulistel põhjustel. Ta on Jeemenist ja ta on naisettevõtja. See on, meie ei saa aru, et see oleks nagu ulme, aga seal kultuuriruumis see on ulme, et noor naine on ettevõtja ja ta teeb neid mikropäikeseparke. Ja siis tal oli seal see vanem naine kaasas temaga, et ilmselt ka siis naine ei tohi üksi liikuda või ma ei tea, mis see teema on, et nad seal siis kahekesi istusid ja rääkisid oma lugu ja keskel see noormees punase bluusiga, et tema oli näiteks mind ka nagu väga puudutas, et ta on siis Aafrikast ja nendel on siis ka need samad üleujutused ja kuivad põuaperioodid põhjustavad kliimapagulust ja siis on pagulaslaagrid, aga pagulaslaagris, mis põhiprobleem on, et ei ole vett, ei ole energiat, ei ole süüa ja ta on siis tegi siis noorte ettevõtte selleks, et siis varustada neid toiduga ja siis on ka seal see koht energia lahendus. Et võib-olla see ongi nagu ka üks vastuolu või paradoks, et need Aafrika riigid, kus siis tuleb väga palju meile nagu maavarasid ja ka energiat toodetakse seal, eks ju, ja
pumbatakse maa seest ja nii edasi, siis tegelikult neil endal kohati ju väga tihti ei ole elektrit. Et see on nagu nii, ongi väga ebaõiglane, kui sa nagu hakkad mõtlema selle üle ja kuulama. Ja siis need teised panelistid on üks Ameerika filantroop, kes on ise siis ka siukse teaduse ja noorte abistamise taustaga ja läbinud liiklusõnnetuse ja mõistnud, et kui sa oled nõrgem pool mingisuguses olukorras, et ta esindaski seda, et ka lapsed on nõrgem pool, et kuidas siis ennast nagu kaitsta või midagi maailma jaoks ära teha. Et siis ta on roheteemas selle leidnud ja see tütarlaps oli siis Inglismaa esindaja ja Inglismaa mulle sellepärast nagu jäi jälle sealt väga meelde, et nendel on see noorte kaasamine kliimateematesse nagu hästi aktiivne ja nad õpetavad ka arenguriike ehk aitavad ka seal seda noorte kliimaaktivismi edendada. Et jälle selline endale panin kuskile telefoni märkmikusse, et keegi kellelt malli võtta. Ja jah, põhimõtteliselt ongi see kaasavõtmine mulle, et me oleme selles koos, see tunne, empaatia ja ilmselt ka see, et noortel on palju sellist elurõõmu ja armastust ka, et ei ole ainult selline negatiivne, et maailma lõpp on lähenemas või ma ei tea, mingi streikimine või võitlemine, et ei ole, et minu meelest see oli nagu palju sellist pigem, et kuidas me saame, mitte et kõik on maailma lõpukursil. Aga aitäh! Suur tänu, ma loodan, et ma olen kuulda, et rääkisime noortest ja anname siis ka tõesti noortele sõna, et Hanna saab siis kõigepealt avada noorteringi ja siis küsime juba küsimusi. Et Hanna, palun. Ja, tere, mina olen Hanna, COP27 siis kliimanoor. Aitäh kutsumast kõigepealt, ma näen, et teid on päris palju seal teisel pool ekraani. Mitmeid osalejaid on siin, üks klassiruum oli ka enne näha, mitte ainult auditoorium. Ma räägiks teile natuke enda rollist COP-il, mis ma üldse seal noorena tegin ja miks üldse selline roll nagu loodud on, et mis selle kogu asja mõte on. Kõigepealt Eestis on see kliimanoore roll, ehk siis Eesti delegatsiooni kuuluv noorte esindaja, suhteliselt lühike traditsioon veel. Mina olen, ma arvan, 3. või 4. inimene, kes on valitud ja kuidas kliimanooreks saab? Väga lihtne, kevadel enne siis COP-i mingisugune pool aastat korraldatakse konkurss. Konkurssid korraldab siis Keskkonnaministeerium ja selle all töötav noorte keskkonnanõukogu ja sealt siis valitakse esindaja. Et teil kõigil on ka järgmine aasta, ma usun, võimalus kandideerida. Väga lahe võimalus, soovitan. Ja mis kliimanoore roll on? Ta käibki delegatsiooniga kaasas. Ma sain käia töövarjuna väga paljud meie delegatsiooni liikmetega erinevaid asju kuulamas, väga põnev oli. Aga peamine roll on, ma usun, Eesti noorte esindamine. Mida see tähendab? Võib-olla pigem siis huvigruppide esindamine, et noorte keskkonnanõukogus on koos erinevad noorteorganisatsioonid, näiteks Fridays for Future, siis bioteaduste üliõpilaste seltsist mingisuguste näiteks TalTechi üliõpilasesinduse inimesteni välja, et väga palju erinevaid selliseid huvigruppe, kes kõik on siis noortena aktiivsed ja huvituvad keskkonnateemadest, et kõikidelt Eesti noortelt ma arvamust ei saanud küsida, see oleks küll väga tore olnud, aga Eestis on väga palju noori, nii et noorte keskkonnanõukoguga siis panime kokku sellised seisukohad, millele ma läksin COP-ile siis teistelt noortelt tagasiside küsima ja lihtsalt võib-olla sellist kinnitust ka, et kas me siis ikka ajame siin Eestis õiget asja. Ja minul endal ja ministeeriumil ka oli hästi suur huvi ja muidugi noorte keskkonnanõukogul, et kuidas teistes riikides noortega lood on, et kuidas on nende aktivism kujunenud, kuidas on nendel kliimanoore roll ja mis mured ja tegelikult ka rõõmud ka neil on. Võib järgmise panna. COP-iks aitas mulle väga palju valmistuda siis Keskkonnaministeerium. Vasakul on näha üks Teamsi kõne, kus me siis käisime üle kõik erinevad teemad, mis COP-il tulema hakkavad ja kõik delegatsiooni liikmed siis tutvustasid enda tegemisi, et delegatsiooni kuulusid väga paljudest erinevatest organisatsioonidest inimesi, kes kõik tegelevad erinevate teemadega. Reet ka sellest siin algul rääkis. Ja lõpuks siis paremal on näha ka pressibriif, kus mina sain, kui siis tegelikult võrdsena osaleda ja rääkida, mis sõnumeid ma lähen edastama siis teiste riikide noortele, et see oli nagu väga lahe viis, kuidas ministeerium kaasas mind.
võib järgmise panna. Ja nüüd ma enne rääkisin seisukohtadest. Me koostasime siis koostöös Fridays for Future'iga 7 seisukohta, mida ma läksin Eestile siis nii-öelda tagasiside küsima. Ja peamine nendest oli, et me peame loobuma fossiilkütustest ilmselgetel põhjustel, aga väga palju tuli juttu ka näiteks keskkonnaharidusest, siis biodiversity'st ehk siis kuidas lõpetada selline ökotsiid, kui keegi on kuulnud sellisest terminist. Ja ma sain käia neid seisukohti siis tutvustamas meie peaministrile. Minu kõrval seal paremal istuvad siis Kertu Birgit ja Mirabel Fridays for Future'ist. Et käisin peaministrilt ka tagasiside küsimas enne, kui COP-ile läksin ja sain kinnituse, et seisukohad on kõik väga õiged, puudutavad õigeid teemasid ja peaminister on meil ka väga kenasti paadis, et selle üle oli hea meel. Võib järgmise panna. Siis jõudsin COP-ile, see oli 7. november. Ausalt öelda kõik oli väga selline overwhelming. Seal on koos ikkagi peaaegu 200 riiki, eks ju, võib-olla riike isegi, ühesõnaga tohutu rahvusvaheline mass inimesi, nii palju inimesi ma ei ole mitte ühelgi üritusel mitte kunagi näinud. Raske oli liikuda, toit oli seal alati otsas, vett väga tihti ei olnud. Nagu Helen ütles, näitas seda paviljonide kaarti, ühest otsast teise liikumine võttis vahepeal pool päeva aega. Ja ma ütleks, et kuna see oli mu esimene kogemus ka, siis ma nagu väga kriitiline ei tahaks enda suhtes olla, aga lihtsalt esimesed paar päeva läks täiesti sellisele orienteerumisele, et mis ja kus ja nagu Helen siin ütles ka, et kõik olid seal natuke nagu ühes paadis või tegelesid ühe teemaga, siuke entusiasm ja kõik oli õhus, et siis natuke oli pea laiali otsas ka, et enne kui ma olin COP-ile läinud, siis ma olin nagu koostanud endale sellise graafiku erinevatest üritustest, paviljonidest, mida ma tahan kuulata, kus ma tahan käia, kellega kohtuda ja nii edasi. Aga siis jõuad sinna COP-ile, seal on mingisugune 5-6 suurt laohoonet, kus on kõik võimalikud teemad alates ookeanidest, lõpetades kliimarände, noortega, poliitika, siis oli näiteks Ameerika paneelis oli NASA, üks terve päev, mis oli väga põnev. Ühesõnaga kõik võimalikud teemad üldse, mis maailmas on, mis kliimaga seostuvad ja keskkonnaga, kõik need olid seal esindatud ja päris palju läks nagu aega sellele orienteerumisel, aga üks kõige märgilisemaid kohtumisi minu jaoks oli kindlasti meie presidendiga, kes oli väga lahe, väga muhe president on meil. Rääkisime peamiselt keskkonnaharidusest ja ma sain teada, et nende kantselei ehk siis Vabariigi presidendi kantselei väga aktiivselt tegeleb keskkonnahariduse teemadega, et näiteks hiljuti oli siin ka Eestis uudishimupäev ja see oli ka tegelikult natuke sellise keskkonnateemade suunitlusega, see oli siis ka presidendi algatatud ja tema idee, et tasub vaadata, millega president tegeleb, et tal ei ole ainult selline esinduslik roll, vaid väga palju tegeleb ka siis kaasamise ja erinevate teemade tõstatamisega ühiskonnas. Tegin esimesed, saaks korra tagasi panna? Tegin esimesed kohtumised ka siis teiste riikide noortega. Pean ütlema, et see võrgustumine võttis ka väga kaua aega, et kõigepealt sain ühe kontakti, siis sealt sain teise, kolmanda, neljanda ja siis nagu hakkas hargnema kogu see asi, aga see võttis ikkagi aega, sellepärast ka kõik noored, kes seal kohal olid oma delegatsioonidega või siis aktivistidena või lihtsalt kolmandas sektoris kellegagi kaasas, kõigil nendel oli ka natuke pea laiali otsas, et nii palju oli, mida teha, kus käia, kellega olla ja siis omavaheline klapitamine võttis päris palju aega, aga paremal on näha üks aktivist Keeniast, Anita on ta nimi. Käisin ühte paneeli kuulamas, kus räägiti kliimarändest ja ettevõtlusest ka natuke. Anita on kohalik ettevõtja seal, tegeleb poliitikaga ka, kandideeris seal parlamendivalimistel, ta läks väga hästi. Võtsin tal niimoodi sabast kinni peale paneeli ja siis rääkisime, ta oli hästi sümpaatne. Ja hiljem, kui siis meie teed lahku läksid, siis ma Instagramist otsisin üles, tuli välja, et tal on 80 000 jälgijat Instagramis. Ta on mingisugune suur tegija aktivistide seas üle maailma, et selliseid inimesi oli seal väga palju ja minu jaoks oli see hästi silme avav, sest siin Eestis nagu me kõik teame Gretat, eks ju, ja mõnda võib-olla tuntumat aktivisti veel, aga milline mastaap on nagu kliimaaktivismil mujal maailmas, seda on väga raske hoomata, et noored täiega tegutsevad ikka. Nüüd võib järgmise panna. Ja nagu ma varem rääkisin, ka siis käisin erinevaid paneele kuulamas.
Väga palju aega veetsin selles noortepaviljonis, kus oli väga hea võrgustuda ja kus olid kõikvõimalikud teemad, mis olid noortega seotud, et see oli väga lahe, et Kopli alal on eraldi tehtud noortele selline paviljon ja see paviljon, mul kahjuks siin pilti pole selle nagu kujundusest ja kõigest. Helen natuke näitas enne üht teist nurka ka, aga seal oli võimalus kohvi võtta, seal sai süüa, seal olid koosolekute ruumid, et kõik oli noortele nagu korraldatud selliseks väga edukaks võrgustumiseks. Võib järgmise panna. Ja teine pool nädalast Kopil, ma olin kokku siis nädal aega, oli selline 500 korda aktiivsem kui esimene pool, sest et siis ma olin lõpuks kõik oma kontaktid kokku saanud, mul oli tekkinud võrgustik. Vasakul on siis näha üks pilt, mida varem ka näidati, see on siis mingi osa Eesti delegatsioonist peale ühte paneeli. Kõigepealt ma sain Eesti inimestega kohtuda, mis oli väga lahe, nii ettevõtjate kui ka ametnike, ka poliitikutega, ehk siis ministriga ma kahjuks Kopil ei kohtunud, aga väga palju erinevate ettevõtete esindajaid olid seal näiteks. Ja paremal on pilt siis Euroopa noortest, kellega me käisime seisukohti koostamas päev varem, sellest on pilt ka hiljem kohe näha. Ja need seisukohad, mis siis samal kohtumisel esindasime Euroopa Liidu esindajatele, ehk siis noored olid Kopil ka väga aktiivsed koha peal ja me saime oma sõnumid ikkagi edasi öelda, et see, kui palju nendega hiljem tegeletakse, see on loomulikult oma asi, seda meie noortena ei saa kontrollida, aga me tõesti ka Kopil andsime nagu väga suure panuse sellesse, et meie häält võetakse kuulda. Ja siis Helen siin rääkis ka ühest paneelist, see oli siis seal Põhjamaade paviljonis. Minul kahjuks juhtus selline tore asi, nagu Kopil võib juhtuda, kui lende ja kõike on hirmus palju, et minu lend tõstati varasemaks, ma seal paneelis osaleda ei saanud, aga siin on näha siis Helen, siis Kädi Keskkonnaministeeriumist, siis Matilde Norrast, Aksel Rootsist, Anette Lätist ja Akseli Soomest. See paneel rääkis siis noorte innovatsioonist, kaasamisest. Meie saime rääkida Negavati konkursist, meil oli kaasas mündi selline väike tabletipurk ka. Saime näidata, mis siin kõike füüsilist juba tehtud on, millega on hakkama saadud ja väga lahe oli selline, et noored said ka sõna sekka öelda just Põhjamaad ja Baltimaad siis. Siin on ka näha üks pilt kohtumisest siis, mis oli siis meie seisukohtade koostamise koosolek nii-öelda. Streike toimus ka, kuigi ma ei tea, kui kursis te olete, aga Egiptus on ajakirjandusvabaduse poolest üks maailma nii-öelda mahajäänumaid, seal tegelikult vabale sõnale liiga palju õigust ei ole ja tegelikult streigid olid ka Kopil keelatud idee poolest, aga neid siiski tehti. Mina sain kokku Ukraina ja Poola aktivistidega, kellega me andsime sellise sõnumi edasi, mis on üsna selge tänastes tingimustes. Ja väga palju oli ka Kopil selliseid südametunnistusele koputavaid ettevõtmisi, ehk siis iga päev anti välja selline auhind nagu Fossil of the Day ehk siis päeva fossiil. Selle siis vist kõige suurem võitja, mulle tundub, on USA, ehk siis iga päev kuulutati välja, kes kõige vähem teeb kliima päästmiseks, kes kõige rohkem fossiilkütuseid kasutab või siis nende kasutamise eest lobistab. Ja Kopi alal käis siis terve 3 nädalat ringi selline maskott nagu Frankie. Frankil on selline silt kaela peal, don't choose extinction, ehk siis ärme hävi planeedilt sisuliselt ja samamoodi käis igas paneelis, minu meelest käis ka plenaarides või ühesõnaga kohtades, kus olid kohal ikkagi suured otsustajad ja üks väga märgiline asi, mis juhtus, oli see, et kui Joe Biden, Ameerika president, oli kohal, siis tema kõne ajal ka tehti üks fossiilkütuste vastane protest, see oli väga suur asi ja need protestijad hiljem kahjuks küll viidi sealt alalt minema, aga see andis sõnum edasi väga, ma loodan. Minu viimane slaid tõmbaks nüüd kohe otsad kokku, me oleme siin üle läinud ajaga. Mul on käes kliimakell. Kliimakellal on siis aeg, kui kaua meil on planeedi päästmiseks sisuliselt. Ma ei taha kellegisse liiga sellist hirmu süstida, aga kõik need kliimapaktid, erinevad kokkulepped on tehtud selleks peamiselt, et jah, esiteks saada kliimaneutraalseks, aga teiseks, et me jääks maakera temperatuuriga alla 1,5 kraadi või selle piiridesse. Kui maakera temperatuur jõuab üle selle, siis tagajärjed on kahjuks pöördumatud ja kliimamuutused juba toimuvad praegu, kliimakriis on juba praegu käes, ma usun, et te noortena kõik teate seda. Ja minu sõnum on
on see, et kõik, kes tegelevad keskkonna ja kliimateemadega, tegelevad õigete asjadega. Nagu Helen siin ütles, siis tuleb rääkida, tuleb kommunikeerida, tuleb oma sõnumit jagada. Ma arvan, see on noortena asi, mida me saame kõige enam teha, sest et otsustajad tulevad meist võib-olla 5-10 aasta pärast, eks. Aga meil on tarvis otsustajatel ikkagi südametunnistusele koputada, öelda, et aeg on käes tegutsemiseks, sest tegelikult see on meie tulevik, eks, millest nad räägivad. Ja viimase asjana ma lisaks, et see kriitika kopi kohta on kindlasti õigustatud, et ja kõik lendavad sinna lennukitega kohale, tulevad tagasi, midagi justkui ei toimu, aga mul oli võimalus käia siis meie delegatsiooni liikmetega erinevatel läbirääkimistel kohal ja ma ütlen, et kui ühes ruumis on 200 riiki, kes kõik proovivad mingisugust punkti omavahel kokku leppida ja meil on demokraatia, eks, et siis paratamatult see on raske, aga ma ütlen viimase sellise mõttena siia lõppu, et protsess siiski on käimas, ei tasu lootust kaotada, lihtsalt meie ise peame olema veel aktiivsemad kui enne. Aitäh! Suur tänu, Hanna! Meil on siis kõik 3 esinejat esinud, aga aeg on tiksunud nii kiiresti, et kell on juba tegelikult 11.15, et ega meil väga palju aega siin aruteluks ei olegi. Et ma nägin, et oli teatud küsimusi, mida ka siin esinejad tõstatasid. Nägin, et Mentis oli saabunud 2 küsimust, mis on iseenesest huvitavad, et üks küsimus juba, mis seal saabus, oligi sellele, millele siin Hanna lõpus ka viitas, et küsimus on see, et kas toimus pidulikke vastuvõtte, kus pakutakse võileibasid ja šampust ning kas see formaat on oma ajaga. See on see küsimus, et kas on oluline või peaksime välja mõtlema hoopis teistsuguse formaadi. Ja teine küsimus oli, et see üritus toimus Egiptuses, mis ei ole just oma demokraatia poolest tänapäeval väga tuntud, et kas siin ei ole mingisugust teatud vastuolu. Ma võib-olla Hannale annaksingi siin korraks sõna, selles mõttes, et lihtsalt nendele võib-olla küsimustele vastata, mis Menti kaudu tulid. Et ma arvan, et kes siin kohapeal on, kui me oleme töötubades ja ka kohvipauside ajal saame oma keskmine asju arutada. Aga Hanna, sulle võimalus siis need esinejad lõppsõnaks. Ja vastuvõttude kohta ma natuke oli katkendlik, aga ma kuulsin, et kas pakutakse šampust ja suupisted või midagi sellist, et Kopil oli kohapeal küll igal ürituse korraldajal võimalik toitlustust tellida ja seal kohapeal oli ka bufee ja sellised kioskid, kus sai süüa osta, aga see korraldus oli nagu igaühe enda teha nii-öelda, ei olnud midagi sellist, et kõik, kes tulevad Kopi alale, siis pidulikult saavad kohe šampuse klaasi näppu ja mingisuguse tordiviilu ja siis kõik me seal tähistame nagu, et me oleme siia kokku tulnud, et sellist asja kindlasti ei olnud, aga selle formaadi osas, nagu ma ütlesin, kui nüüd Kopi formaadist rääkida, et meil on demokraatia siis ja ma ei tea, mis oleks parem viis, et saaks riigid omavahel kokku asju arutada. See toimub ka tegelikult see suur kopp, eks ju, nagu Reet rääkis, siis eelüritus toimub ka, et see on ju kord aastas ainult ja mina ütlen, et see jalajälg, mis kopp jätab, on väga väike võrreldes sellega, mis jätaks need tegemata otsused, kui kopp üldse ei toimuks. Ja selle korraldajariigi osas ma arvan, et äkki Reet võib kommenteerida, aga kopp on selline rändav konverents, et jah. Ja aitäh, kui võiks, ma kiirelt täiendaks ka, et toidu osas on tegelikult nii, et läbirääkijad, kes seal läbirääkimiste ruumides käivad, et tihtipeale tuleb teha tööd hommikul kella 7 ja seal ei ole küll mingit šampust ega mingit küllust, et pigem on see, et teed omale võileiva kaasa või haarad mõne õuna, et kuidagigi hommikuks elus püsida. Ja tihtipeale on ka see, et kui kellelgi on mingi šokolaaditahvel kaasas, siis läheb see jagamiseks, et kui on need pikad hommikutunnid. Aga Kopi korralduse osas on nii, et tegelikult on regioonide vahel, seal on oma protseduur, et on regioonide vahel ära jagatud. ÜRO tasandil on siis 5 regiooni. Meie Eestina asume Ida-Euroopa regioonis ja seal lisaks on veel Kesk-Euroopa regioon, see on Aafrika ja nii edasi. Ja see kopp nagu rändab nende regioonide vahel ja regioon valib endale Kopi korraldaja. Et siis see mõte ka, et see, kes seda Kopi korraldab, et see riik peaks tegelikult ise ka võtma rohkem ambitsiooni, tegema oma kodutöö ära. Et siis, kui tema Kopi korraldab, siis ta on kopp presidentsi. Et Egiptuse suunal neil veel kodutööd on teha selles mõttes, et jah. Aga praegu ma võtakski
vist lõpetaks, et ma näen, et me oleme juba pikalt rääkinud. Aitäh. No nii, suur tänu kõikidele esinejatele, ka Helenile veel aitäh, et aeg läks üle, aga oli palju muljeid, mida jagada. Suur tänu teile.